Minu nimi on nooremleitnant Jaanus Reisner ja olen siis täna Kadrina keskkooli riigikaitseõpetaja, reservväelane, kaitseliitlane. Elan siinsamas Tapa keskpolügooni kõrval. Kaitseväe teemad on mulle hingelähedased ja olulised. Väga meeldiv. Mina olen Andres Järve, auastmelt leitnant, samamoodi reservväelane. Igapäevaselt töötan samamoodi riigikaitse valdkonnas, Kaitseliidus töötan. Ja olen ka muidu malevlasena vabatahtlik tegevliige Kaitseliidus. Vaatad, me oleme mõlemad Kaitseväe lahingukooli lõpetanud. Ja reservohvitserid. Just, täpselt nii. Kohalikud omavalitsused ja riigiasutused, nagu näiteks Keskkonnaamet ja siis võib-olla samamoodi ka politsei, Päästeamet, RMK just, et me räägime oma plaanidest, millised on meie väljaõppe eesmärgid ja mida me kavatseme siis nii-öelda selles igapäevases argikeskkonnas ette võtta. Ja siis me saame sealt tagasi info, mida me tohime teha ja millised on sellele tegevusele siis piirangud ja mis on see lubatud maht siis, mida me saame seal tsiviilkeskkonnas ja selles argilises keskkonnas reaalselt ellu viia. Ja see lühidalt see võikski olla kõik, et me saame selle info kätte, me töötame selle enda jaoks läbi ja siis me lähme selle läbitöötatud informatsiooniga, kõikide nende piirangute ja võimalustega lähme siis staapi kõikide nende üksuste ülemate juurde ja anname neile selle info siis edasi, et nad saaksid oma siis väljaõppeplaanides ja ka siis õppuse mõistes siis nagu lahingplaanides selle infoga arvestada ja oma tegevuste kavandamisel siis juhinduda sellest. Just nimelt, jah. Nii et vallavanemad ja vallaametnikud on meie suuremad toetajad sellel õppusel. Ja, seda päris kindlasti. Kogukondadega koostöös ilmselt sünnib ka mitmeid muid asju. Minu kogemusest näiteks eelmise aasta kevadtormil oli siin samas lähedal Kadrinas, kus siis pioneeriüksus viis läbi oma õppuse osa, kuidas nihutada suurt hulka rasket pinnast ja ehitati siis osaliselt valmis ka kohalik siis spordirajatis või pumptracki rada. Ja ajast mitu aastat tagasi meenub mulle näiteks, kus Ameerika liitlased olid siin ja ehitasid Vohmia lasteaed algkoolile lasteaia mängumaja ja kohalikele inimestele silla üle jõe, nii et see on ka nagu vist üks selline sinikutöö, et proovida kuidagi siis meie oma üksusi ja liitlaste üksusi näidata ja demonstreerida ja võib-olla rakendada siis nende asjade tegemisel, mis on inimestele tavaelus olulised, mitte ainult sõjaliste objektidena, vaid võib-olla ka spordirajatistena või ka tõesti mängumajadena, nii et siin saab Kaitsevägi kindlasti oma panuse anda. Jah, juhul kui see nagu kattub Kaitseväe ja siis nende üksuste väljaõppe plaanidega ja eesmärkidega, siis ollakse üldiselt rõõmuga valmis sellesse koostöösse panustama. Jah, see ilmselgelt on väga mõistlik lähenemine nii Kaitseväe poolt kui ka siis kõikide kogukondade poolt. Sest ega ju sõdur ei õpi üksnes nii-öelda selles sõjaväelises mõttes, selles sõjaväelises keskkonnas, vaid ta peab oskama seda sama asja rakendada või osa neid tegevusi rakendada ka siis tavamõistes tsiviilühiskonnas. Kui meie kaitseväelastena saame kuidagi panustada tsiviilühiskonda õppuste ajal, siis võime loota, et tsiviilühiskond toetab meid ka olukorras, kus me peame tegema siis seda tööd, mida kaitseväelased teevad ehk riiki kaitsma.
sinikohvitser on põhimõtteliselt nagu tõlk tsiviilkeskkonna ja kaitseväe vahel. Siis üritab selgitada seda, miks näiteks kaitsevägi midagi teeb, miks ta seda niimoodi just teeb, millised on sellega kaasnevad mõjud, kuidas neid mõjusid võiks vähendada või et need mõjud ei oleks ühiskonnale koormavad. Ja teistpidi tuleb tunnistada, et vahel on vaja ka selgitada kaitseväelastele seda, et mida näiteks tsiviilühiskond või kogukonnad meie ümber reaalselt ootavad või mis on nende küsimused, millised on nende ohutajud või isegi hirmud näiteks ja nendega tuleb tegeleda ja sinik meeskonnad sellega tegelevad. Et siis võib-olla kasutaks võimalust, et tervitaks oma koduseid. Tervitame, tervitame, et mina tervitan kõiki oma lähedasi ja koduseid lapsi. Olge tublid, õppige tublisti ja tervitan üldse ka Kadrina inimesi. Loodan, et Kaitseväe tegevus pakub teile edaspidi rohkem rõõmu kui muresid. Ja otse loomulikult mina ka oma koduseid tervitan. Saadan teile. Varsti näeme. Varsti näeme.